Tervist! Täna on maihitsürituse hommik. Mul on vaja miljon asju teha, aga kuna ma olen dedicated sellele videole, siis ma filmin sellele videole introt ja outrot. Nii et tänaseks videoks on põhimõtteliselt minu Halloween... Kes see on? Jan. Kui sa mulle korra veel video ajal helistad, siis nagu... Kus ta teadma pidi? No, ilmselgelt ta peaks ta naturaalsest intelligentsist teadma, aga põhimõtteliselt tänaseks videoks on minu Halloweeni photoshooti behind the scenes ja selles mõttes, kus ma selle idee sain ja kogu selle protsess, sest see oli väga suur projekt vähemalt minu jaoks ja selle idee tuli nii, et iga aasta ma näen, kuidas need ülilahedad Instagrami influencerid teevad mingid megaägedad Halloweeni looke ja kõigil on igale poole pidudele minna nende lookidega, aga minul ei ole ühtegi kohta, kuhu nende lookidega minna, nii et ma otsustasin seda teha lihtsalt selle video jaoks. Ja selles videos te näete, kus ma sain oma idee, kuidas ma ette valmistusin, kuidas ma stressist peaaegu lolliks läksin ja kuidas siis see väga hästi välja tuli. Ja kogu seda, kuidas me mulle räätsid siin. Ma lähen nii närveles. Kes on? Jan! Nii et kui te tahate näha, kuidas mina pull offisin sellise photoshootid, ma tean, ma olen ise ka sama segadus kui teie, siis jätkake selle video vaatamist. No, ma pean keskenduma. Oli palun, see on väga piinlik. Miks ma nii loll laps olen? See on läbimärg. Maria! Ma ei tea, mida ma tahan siin öelda, ma ei tea, mida ma tahan hiljem öelda. Ma olen nii stressis. On päev enne stabilistamist ja ma nüüd nagu, ma mõtlesin, et ma teen sükse put together algusosaga, ma ei suuda. Ma olen nii stressis, et ma ei suuda mõelda, mu silmad ei püsi lahti. Mul on nii suur vastutus, nagu homme tulevad kokku 3 või 4 täiskasvanud inimest teostama minu 15-aastase ideed ja mul on olnud nii palju ideid, mida ma olen nagu mingi ülihea planeerimises ja siis ma ei teosta neid mitte kunagi ja nüüd on nagu see moment, kus ma tavaliselt keeraks ümber ja läheks tagasi, oleks nagu vahet ei ole, ärme teosta seda. Ma ei saa enam tagasi minna, sest kõigiga on juba kokku lepitud. Ma tahtsin teile filmida rohkem seda ettevalmistuse osa ja ma olen seda kuskil nii-öelda prepeerinud 3 või 4 nädalat, 2 kuni 4 nädalat. Ma ütleksin, ma nagu annan teile punktid, mis järjekorras ma olen seda preparation'it teinud. Mul tuli see idee, siis ma otsisin meikarit, kes suudaks teostada seda, leidsin Kaisa, räägin temast ka video teises pooles. Siis ma tahtsin leida kohta, kus pildistada, siis mul tuli meelde Evelin ja kogu story seoses temaga, mis tuleb ka teises video pooles. Siis jäigi järgi kõikidega aja kokkuleppimine ja kogu nagu mingid pisidetailid. Ja üks asi, mida ma oleks pidanud ette nägema, on, et see võtab nii palju rohkem planeerimist, kui ma arvan. Ja nüüd on nagu õhtu enne, ma olen mingi, oh my god, ma kõigile kirjutama, mis kellas kohal olla ja nüüd hakatakse mingi kellaaga muutma, ma olen nii stressis, ma lasin töösel magada, ma kardan, et midagi läheb valesti, meil on kogu video, mida filmida ja Laura on minu operaator ja ma kardan, et sa ei saa hakkama, Laura, sest nagu... Ma ei saagi, ma tunnen. Kui me Lauraga filmime, midagi valesti läheb, me teeme uuesti, aga nagu mul on liiga hull sotsiaalne ängistus, nagu te ei mõista, kui suur step see minu jaoks on, sest minu jaoks siuksed, kus on nagu võõrad inimesed ja ma filmin ja see on nagu minu vastutusel, on mega nagu hirmus ja ängistust tekitav. Ning et need on minu päev enne emotsioonid. Rääkides veel ettevalmistustest, mul äädsed ei jõudnud kohale. Ma tellisin, tarneaeg oli 5-7 tööpäeva, möödas on täpselt 2 nädalat ja 1 päev ja neid ei ole. By the way, täna on 30. oktoober. Mul äädsed ei ole siiani kohale jõudnud. Nüüd ma helistasin täna ja nad ütlesid, et neil oli tarneviivitus. Ja nad saavad mulle 4 päeval need posti panna. Lisaks sellele lähen ma veel täna juba Kaisa juurde, kes mulle soengut ja meiki teeb ja me teeme mu juuksed täna ära, sellepärast et me tahame teha suuri krepitangidega tehtud lokke. Need võtavad jube kaua aega ja meil on homme ainult kuskil 2,5 tundi meigi jaoks, ning et me teeme juba juuksed täna õhtul ära. Mul vist ei ole ettevalmistuse koha pealt midagi öelda lisaks peale selle, et ma olen kohutavalt stressis ja minu number 1 kõige suurem hirm on, et lisaks sellele, et kõik läheb valesti, on, et kogu see video on fookusest väljas või ülevalgustatud. Korra läks asju. Laura peab harjutama seda reality stiilis, nagu kui ma liigun siia, sa liigud kaasa, kui ma liigun siia, sa liigud kaasa, nagu nüüd liigub minu tagasi. Ma tulen lähedale, sa zoomid nagu välja, ma tulen kaugele, sa zoomid sisse, sa pead olema võimeline kohanduma kogu selle. Äkki peaks eraldi segment olema, kus me õpetame sind selleks. Su kõrv on väga imelik. Mis kõrv? Kumb kõrv? See või?
äkki peaks olema eraldi sektsioon, kus me õpetame sind minu nagu operaatoriks. Ühe käega suudad kaamerat hoida, kui ma sind püsti aitan? Minikafilmides. Tõuse püsti, katsu otsa hoida, nii et kaamera ei kuku, okei, on nad kõik okei. Kogu valgus on paigast ära, sa ütled. Kui ma liigun siia poole, sa liigud ka. Kui ma liigun siia poole, sa liigud ka. Kui ma ei filmi mu varbaid. Tead, et sa pead samal ajal ka siit nupust fokusseerima. Ei ole mingi Andrew on ju. Proovi mu uuesti, no pead olema. Siigi fookus on. Jaa, on sisse suubitud. Suumi välja. Sisse. Välja. Ma ise olen 100% teadlik, et see kaamera ei suuda nii ruttu sisse välja suumida, aga sina pead olema selleks võimeline, Laura. Teeme siukse hästi sad real klipi, kus sa pead hästi lähedalt filmima, okei. So Jake Paul. Laura, ma teen sulle väikse preparation nagu kõne. Homme sul ei ole teist võimalust. Homme meil ei ole teist kaadrit. Homme peab tulema kõik kohe ja praegu. Ja sina pead olema minu tugi. Sa oled välja nagu kala. Mis asi? Kala. Siis sa oled liiga lähedal, kui mu kala välja näeb. Mind nii häirib, et mul pole aimugi, mis siit tuleb. Ma hakkan seda mõtelema, ma olen mingi mida asi see on. Ühesõnaga, oota, me tegime ammu selle juba ära. Lähme nüüd palun ruttu kaasa juurde. Tervist, õhtune Maria Cam teile. Ma tahtsin teile teha update'i, kuhu me meie ettevalmistustega oleme jõudnud. Ma käisin just Kaisa juures, kes mulle meike soengut teeb. Ma olen seda mingi 10 korda juba öelnud. Aga me tegime mulle siuksed kreppblokid ära. Ma näen välja nagu koopanaine. Mu juuksed on nii paksud, te ei kujutate. Ja mul on nii palju ettevalmistusi vaja teha. Ma hakkan asju kokku panema homseks, outfit'e valima ja kirjutan ka kõigile kellaajad üle. Lähme edasi homsesse hommikusse. Kell on kuskil 9 läbi. Ja täna on meie pildistamise päev ja kõik, mis on nagu võimeline valesti minema, on täna hommikul valesti läinud. Ja nüüd ma õnneks jõudsin tagasi, meil arvatavasti on piisavalt aega, et kõik asjad kokku panna, me pakime. Laura teeb endale meiki ja paneb ennast valmis ja siis me lähme võtame Kaisa peale, kes mulle meiki teeb ja läheme sinna stuudiosse. Also ma ei saanud terve öö magada, ma istusin terve öö üleval, sest ma olin nii närvis. Ja ma kartsin, et kõik läheb valesti lihtsalt. Laura, kas sa oled excited? Väga külm on. Laura rääkis, et ta on veidike närvis, sa pead enda emotsioone rääkima. Peame saama seda tagasi vaadata. Wow. Kuna sa tegelikult ootad ära valeta. Ja meil on terve... Tahan süüa. Ja meil on terve kotitäis toitu kaasa. Laura tuli eile õhtul mu tuppa ja ütles, et Maria, tead, mida sa nende kreppblokkidega meenutad või? Sind 2016 aastal, kui ma hakkasin esimest korda sirgendama ja see on alati nii truu, nagu sa olengi mina siis, kui ma sirgendajat nagu teadsin, aga ma veel ei osanud ja siis ma nägin siuke välja iga päev. Kaugemalt, jah. Nii, nüüd vaata üles. Soppes. Kell on nüüd 11:41 ja me oleme kohale jõudnud siia stuudiosse. Tema on Kaisa, sa võid official introductioni teha. Tema teeb meiki ja soengut mulle täna ja me jõudsime siia kohale, aga Evelin ennast ei ole. Ja siin on üks hästi tore härra on siin, kes põhimõtteliselt tegeleb kogu selle valgustusega, aga ta ei räägi eesti keelt ja siin mul oli kohe mingi esimene ängistuse moment, ma pidin temaga mingi 2 sekundit inglise keeles rääkima. Me hakkame mu meiki tegema, aga kõige hullem challenge on, et me peame kõige alguses peale soengut tegema või nagu läätsed mulle silma panema ja ma reaalselt kardan, ma siin töös on magada, sellepärast ma olin mingi, ma ei tea, mis siin juhtuda saab. Ma kuulsin veel mingit lugu, et läätsed peavad sul silma taha minna ja ma olen glad, et vähemalt ma ise ei pane neid, vaid Kaisa nagu teab, mida ta teeb. Ma mõtlen, kui ma oleks ise neid pannud, ma ei kujuta ette, mis ma oleks ise oma silmadele teinud lihtsalt. Ning et ma usaldan sind, mul ei ole õnneks väga hirmus. Sul ei ole väga valikut, jaa, ma olen nii palju nende läätsete jaoks juba teinud, mul pole enam valikut neid mitte panna. See make-up look, ma ei ole sellest väga palju rääkinud, aga me teeme sellise nagu skeleton / glitter / õudne, aga samas nagu ilus selline look. Jaa, põhjus, miks me üldse need lokid tegime, oli, et me teeme siuksed 2 ülisuurt patsi üle pea, mis nagu, ma olen nii excited. Need on nagu mu juukste näiteks suur on praegu siuke hästi paks ja need näevad hästi suured välja. Ja meigi teeme vist, kas me teeme mingid lillakat toone ka veits? Natuke panema. Ja mingid glittereid ja kivikesi ja ühesõnaga see näeb mega lahe välja ja ma üritan võimalikult palju nagu timelapse'ga teha.
saame just mu soenguga valmistanud sellised ülilahedad patsid ja nüüd on kätte jõudnud kõige hirmsam osa. Me hakkame mulle mustasid läätsesid silma panema. Ma filmin siis siit. Ja filmi läbi peegli. Ma kardan nii väga reaalselt. Ma risen hirmus, kas ma nagu vaatan otsa või alla või mida? Nii, ühesõnaga, mina hoian sul niimoodi. Sina vaatad hästi ülesse. Siis ma lihtsalt tulen ja peame üks silma ja. Aga kas ma pilgutada võin ka, kui sa paned? Jaa, mida vähem sa pilgutad, seda parem. Okay. Aga nagu ära tagasi ka nagu jäst muidu nii pilgutad. Ma tean, kui need silma lähevad või kui sa need ma ütlen sulle kohe, kui see läheb sulle silma, siis ma ütlen sulle pane silmad kinni ja siis kui paned silmad kinni, siis rahulikult nagu vaatad, liigutad silmadega vaata, aga silmad on kinni ja liigutad, vaatad sinna üles, alles ta vaatad nagu loksub ilusti paika. Nüüd vaata, ma võtan selle võlukepikese endale kätte, äkki see toob ma head õnne. Appi, kui hirmus. Ma pärast kardan nii väga. Lihtsalt alguses võib olla natuke ebamugav tunne, on ju? Nii kui nii on. Nii, ma kardan. Appi. Oota. Hästi, pane hästi rahulikult silm kinni ja nüüd liiguta vaata sinna, siia, alla ülesse. Libiseb just võika. Oh my god! Ta on nagu silm jookseb vett. Ühe korraga saime. Juba ebamugav on imelik tunne. Oota, ma tahan. Oh my god, kui lahe! Veits nagu sügeleb või hõrub. Alguses on ikka vaata, sul on nii-öelda võõrkeha vaata silmas. Kurve! Silm tasalt hästi kinni. Oota, tahab ära tulla. Oota, tulla. Oota. Oota, ära võib olla. Ma jään pimedaks. Ei jää. Nii, proovi nüüd tasalt hästi kinni panna. Nii, nüüd alla ülesse. Paremale vasakule. Ta lähtub. Tada! Ma tunnen ennast nagu mingi teemon reaalselt, kui ma näen neid tumedat hästi natukene. Oh my god, mul on nii hirmus. Oot siia. See on nii lahe, ma näen nagu mingi võõrkeha välja. Sa pöörad liiga kiiresti. Kui ma nagu otse vaatan, ma nagu näen siukest musta ringi hästi natukene. Me lõpetasime just meil on tegelikult nagu ainult üks lukk, aga see on nagu esimene lukk, sest meil pole mingit verd ega midagi. Ma ei saa naeratada, ma saan sellest ainult otse rääkida, ma üritan mitte nagu liiga intensiivselt rääkida, sest need kiviksed muidu ma nagu tunnen, kuidas need hakkavad liikuma. Ja see reaalselt näeb nii lahe välja, me teeme alguses nagu ainult portreed ja siis jääb nagu ainult siit ülevalt. Ja me räägime siin, sellepärast, et see stuudio on veits nagu pime, me võime seda vaatama minna. Ja ütle, kui valgus on paigast ära, on ju. Me võime mini-stuudio tuuri teha. Me eelmine kord pildistasime ka, me pildistasime seda ühte raamatut siin, millest ma hiljem räägin ka. Kuna Laura ei öelnud mulle, et seal, kus me filmisime, oli täiesti kott pime läbi kaamera, siis minu sõnum läks täiesti kaduma. Aga lühidalt öeldes, eelmine kord, nagu ma olen seal stuudios korra käinud ja eelmine kord, kui ma seal käisin, oli suvel, sest me pildistasime ühte raamatut. Kindlasti olge tähelepanelikud, sellepärast, et selle raamatu kohta te 100% kuulete ka mu tulevastes vlogides. Aga hetkel, et kui te mõtlete, kuidas meil sinna stuudiosse sattusime, siis ma käisin seal suvel ja sellest ka mingid behind the scenes klipid siia. Ja nüüd me ootame siis seda, kes aitaks meil seadestada mingit kaamera seaded ja värki-särki ja siis me saame pildistama hakata. See oli aga. Smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Shoulder sideways, smack it in the air. Pigist hästi kõvasti. Nii, nüüd on tagasi. Siis vaata, see ei lähe su rohkem suhu kuskile. Nii, oota, proovime selle ka veel saada.
ma ennustasin meie shooti lõpuajaks kella 5 ja kell on praegu täpselt 17:02 ja me lõpetasime, tegime just viimased pildid ja nüüd me põhimõtteliselt võtame mu läätsed välja. See on jälle mingi eraldi segment, üritame mu läätsed välja saada ja siis kogu ülejäänud asja ma pesen juba kodus maha. ma jälle tõmban, sest võtan sul ära kõik tehtud. Ma hoian ma põlvest kinni. Oled sa olemas? Ma ei tea. Oh my god! Sa täiesti teine inimene. Mu enda silm näeb nii palju heledam välja nagu ilma läätseta. Ta annab hästi sooja pilgugi sellise hästi softi. See on ka selles. Kumb oli hullem? Silmade läätsede panemine või äravõtmine? Panemine, sest nad polnud valmis selleks. Pikk, tegus ja mega lahe päev. Ma olen lõpuks jõudnud koju. See vlog oli put together sinnamaani, kus ma hakkasin pildistama, aga see mul oli raske nagu vaadata, mis materjali tuli, nii et mul pole aimugi, kui hea või halb see video on. Aga ma jõudsin nüüd lõpuks koju. Kell on 6:30, me jõudsime sinna 11:30 ja lõpetasime 5 ehk 5,5–6 tundi, enam-vähem midagi sugust. Me need kivikesed võtsime maha, sest me tegime seda vereosa ka lõpuks ja kivikesed me võtsime maha, et ma rääkida saaksin. Ma vist teen nii, et ma võtan nagu meigi kõik maha ja siis jätkan oma tegevustega ja õhtul me lõikame need patsid ka lahti. Ja teeme countdowni, mitu vatipatja läheb selle maha võtmiseks. Tehke oma panused. Ja no makeup basic Maria ongi tagasi. Minu meelest, kui need patsid ette panna, ma näen nagu süge pisike cute välja. Mul läks täpselt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vatipatja. Tegelikult ei ole üldse nii palju, aga lihtsalt ma ei tea. A lot of makeup to be honest, aga ma loodan, et mu nahk päris alla ei anna. Ja liigumegi siis otse edasi minu lõpumuljetesse / outrosse. Kui te olete jõudnud selle video lõppu, siis esiteks aplaus teile. Ma nägin selle videoga väga palju vaeva, nii et ma väga loodan, et teile meeldis see. Ma mõtlesin teha väikese ma ei tea, miks ma nii tegin, nagu ma editeksin siia mingit teksti, aga ma mõtlesin, ma teen siukse väikse eneseanalüüsi portioni lihtsalt kokkuvõtteks. Ma arvan, et me koos saime sinuga, Laura, väga hästi hakkama. Ma olen lõpptulemusega väga rahul ja ma juba ei suuda ära oodata järgmist Halloweeni, kus teha midagi veel crazy moodi veel ägedamat. Ma olen alati olnud see inimene, kes mõtleb, et nagu ma tahaks seda ja mul on räiged plaanid ja ma mitte kunagi ei teosta neid. Ja nüüd ma finally tegin seda ja ma olen nii õnnelik ja kõigil on nii väga need pildid meeldinud ja mina armastan neid pilte ja mul oli nii amazing kõikidega koos töötada. Shout out kõigile, kes osa sellest olid. Shout out Kaisale, kes tegi mu meiki ja mu soengut. Aitäh Evelinile, kelle stuudios me pildistasime ja kes aitas meil kogu seda pilti ka kokku panna, et ma seal normaalne välja näeksin. Aitäh Aleksandrale, kes pildistas kõik neid pilte ja aitäh Laurale, kes kogu seda videot, mida te hetkel vaatate filmis. Ärge unustage seda videot likeida, kui teile meeldis see ja kindlasti ka mu kanalit subscribe ida ja issand, ma lubasin, et ma ei tee enam neid basic beauty guru trotsid, aga ma ikkagi tegin. No, mul oleks väga hea meel, kui te seda videot like'iksite, kui teile see meeldis. Te võite vajutada subscribe nuppu, mis asub allpool kusagil seal ja näeme teiega juba järgmisel nädalal. Järgmine nädal te suure tõenäosusega näete ka minu Praha reisi vlogi, ning et get excited. Looking cute as always. As always.